olen Eiki, 53-aastane, töötan õpetajana põhiline ajast ja 4 kuud tagasi hakkasin tundma valutavat õlga. Ööseti andis kõigepealt tunda, siis ka töö tegemisel kergelt kuskile vasakkäsi takerdus millegi taha kinni, hakkas õlast läbi käima valu ja selle tulemusena siis pöördusin perearsti poole, et midagi on õlaga lahti, et olen kogu aeg spordiga tegelenud. Ka eelmine suvel käisin kergejõustiku veteranidel võistlustel ja kogu aeg sellega tegelenud, ei ole selliseid hädasid enne kohanud. Sai määritud igasuguste põletikuvastaste ravimitega. Valu natukene läks ära, aga ööseti ikkagi hakkas valutama ja asi tundus tõsine. Siis perearst diagnoosis külmunud õla. Siis peale seda, enne kui ma siia ravile tulin, otsisin internetist, mis see külmunud õlg on, et ega enne, kui viga ei ole, enne ei oska midagi arvata asjast ja siis leidsin sellise, et nii-öelda siis raviasutusi ja kes tegelevad sellega ja siis avastasin ka doktor Oolo kliiniku ja pöördusin siia poole. Reedel siis eelmine nädal konsultatsioonis tegin vastavad röntgenipildid õlast, mis paluti ja eile siis tehti see operatsioon, mis siis ei olnudki nagu päris operatsioon, et kus midagi lahti ei lõigatud ja siis tänasega on siis tunne, et õlg on nagu lahti. Olen suhteline kätt üles tõstma täiega, natukene veel valulik, aga ei ole probleemi. Et see on tegelikult hämmastav ja tavainimesele, et mismoodi on ka võimalik sellist asja ravida, mida teised teevad teistmoodi. Tähendab, et kuna areneb edasi teadus, areneb ka inimeste nii-öelda tervis positiivses suunas. Soovitan siiralt kõigile, kes oma õlaga hädas on, et meil on ikkagi üks elu ja seda tuleb ikkagi täie tervise juures elada. Ja siis me toome ka oma ühiskonnale kasu. All right. Very good, huh? Yeah, moving beautifully. Fantastic.